Tere tulemast kuulama Hingede podcasti 16. osa. Oleme taas teieni jõudnud siis siin uuel aastal ja meil on üks väga eriline mees külas. Ta on aidanud mind ettevõtjana turunduses väga palju sellel hetkel just, kui ma peas käisid sellised mõtted, kui ma soovisin oma ettevõtet juba sulgeda, sest rahaliselt enam ei tulnud toime. Aga millegipärast ma leidsin selle härrasmehe, kellest ma kohe nimeni ka jõuan ja ta aitas mind selles osas, et vaatas mu kodulehe üle, aitas mind mõnede soovitustega, ma tegin need kõik asjad ära ja peale seda muutus see, et sellest, et soov ettevõtet kinni panna, tekkis selline probleem, et kus töötajaid juurde saada, et tööd tuli nii palju peale. Et see on see lugu, millega ta mulle alati meenub ja siia ma ta ka lisasin siis. Aga mida ma tahaksin võib-olla veel öelda, ta on kindlasti väga ehe ja aus, ta räägib asjadest nii, nagu ta on. Ta on suurepärane koolitaja ja mida ma olen väga palju tähele pannud, on see, et ta kunagi ei tee neid koolitusi lihtsalt nii, et ma teen selle asja ära ja jätan selle sinna paika, vaid see on ikkagi selliselt, et kuidas ma saan veel sinna mingit väärtust lisada nendele inimestele, kuidas ma saan veel tükikese anda, mis nendele inimestele veel juurde vaja on, et nad saaksid sellest koolitusest maksimumi või sellest kursusest maksimumi. Et see on väga äge ja ta on väga äge mees, tal on väga suur oma lugu, mida me siis täna siin rääkima hakkame. Nii et tere tulemast, Sven! Aitäh, et kutsusid, aitäh, et usaldasid oma turundusega ja see on üks väga hea tagasisida, aitäh sulle. Tere tulemast. Aga võib-olla alguses me võiksimegi minna kohe rääkida natukene üldse, kuidas see Sveni teekond algas lapsepeas, et missugune su elu oli või kuidas see välja nägi? Elu nagu kõigil, omad lood, omad perekonnad. Minu elu algas Salmel Kuressaares. Minu isa, minu naabrimees, kes tuli alles 30-ndates välja, et mu isa on väga uhke olen selle üle, et just tema oli minu isa, sellepärast, et ja minu ema, kes sattusid täitsa juhuslikult kokku. Kuulsin hiljem ka seda, et mu emale öeldi, et sa pead katkestama raseduse ära, sellepärast, et tekkis mingi ohtlik haigus. Ta otsustas mitte seda teha. Ehk natukene sündinud nii-öelda võimaluste vastu või kuidagi oleks võinud ka täiesti olemata olla see inimene siin. Ja olenemata sellest, et seal on olnud raskuseid, kus perekond on lahku läinud, vanaema kasvatas mind, kooli kiusamised ja asjad ja palju segadust nooruses 20-ndates veel, et kuidagi suutnud seda teed jätkata, otsida iseennast, otsida neid vastuseid, seda oma südameteed või hingeteed, nagu teie podcasti nimi on. Et see on kindlasti keeruline nagu kuulda seda, et selline asi on üldse nagu läbi käinud. Et ma ei kujuta ette, mis vanuses sa kuulsid seda, et üldse nagu oli nagu emal tervisega selline probleem ja oligi mõeldud selle peale, et võib-olla Sven ei olekski. Et see on nagu väga keeruline asi, mida kuulda. Ma ei mõtle peas, muidugi ei tea, et mis seal, meil ei ole ka see lapsepõlv olnud mitte nii kerge alati, aga ma olen ka vanaema juures kasvanud lapsepõlves ja ka ikka pikka aega ja et selles mõttes on meil mingid ühiseid teemasid ja ma olen nagu seda tajunud. Aga tänane podcast ei ole minu arust, et keskendume ikkagi Svenile. Et aga kui see lapsepõlv oli seal Saaremaal, see on ikkagi selline pigem rahulikum lapsepõlv kui see, et kuskil Tallinnas elada suures linnas on ju. Et kindlasti seal maal on omad võlud ja lõbud. Et jaa. Aga võib-olla mis sa veel, mida ma sellest lapsepõlvest tahaksin kuulda, mis on sellised asjad, mida sa oma vanaemalt õppisid siis? Mitte vanaemalt, mitte vanaemalt, vaid vanaemalt. Mis olid need asjad, mida sa õppisid talt? Mis sulle kõige paremini meelde jäid ja mis sa nagu kaasa võtsid tema õpitust? Mul on
täna nüüd ise täiskasvanud mehena ma saan aru, et see, et vanaema kasvatus oli üldse parim asi, mis juhtuda sai tegelikult, sellepärast et tänases maailmas inimesed on ära kaotanud niisuguse perspektiivi, tunnetuse ja tänulikkuse ja mingid olulised väärtused ja põhimõtted elus. Vanaema üks lugu tuleb mul meelde, kus ta olime surnuaias ja kuna mu vanaisa suri täpselt järgmine päev ära, kui ma sündisin, siis ma terve elu käinud surnuaias vanaemaga, see oli meil hästi lähedal, kogu jalutasime sinna. Ja vanaema ükskord surnuaias rääkis mulle niisuguse loo, kus teda küüditati Saksamaale. 3 laeva, sõjalaeva läksid, üks läks põlema, üks lasti põhja. Nemad jõudsid Saksamaale, muidugi need õnnelikult ellu jäid, perspektiiv on juba sealt. Ja kui Saksamaal sõda lõppes, teine maailmasõda, siis öeldi, et nüüd te võite minna, kas te lähete Hollandisse, jääte Saksamaale siia või lähete koju. Aga selles suhtes kedagi ei huvita, keegi sulle bussipileti raha ei anna. Ja nad hakkasid tulema jala koju. Vist oli niimoodi, veebruaris hakkasid tulema ja aprillis jõudsid koju. Päris hull. Ja 8 kuud sa tuled jala põhimõtteliselt. Võib-olla seal vahepeal olid mingid hobused ja rongid asjad ka või midagi muud. Aga põhimõtteliselt 8 kuud jala koju, sul ei ole kodus mitte midagi. Sa hakkad otsast pihta. Sul on elad kogu oma suguosaga, neid oli 10 last. Nii palju, kui sealt, ma ei tea, 3-4 elasid siis ühes väikses korteris, sul on väike pappkast ainult töökapiks. Lähed tööle, kodu pole midagi, kõik on maha pomitatud, põletatud. Ja siis, kui mina ütlesin, et ma ei viitsi kooli minna näiteks jala, sest vanaemal ei olnud autot ja ema, isa ei olnud minu juures ja kasu isa oli ka selleks ajaks juba ära läinud. Ja vanaema, keegi ei saanud nüüd auto kooli viia, et kui ma vaatasin, et teistel, see oli üks minu unistus kunagi, et oleks mul ka isa, kes viib mind auto kooli. See oli üks asi, mis ma soovisin. Ja sa õpid niisugust asja, et vanaema ütleb sulle, et kuule, aga kui mina koolis käisin, siis ma sain käia 6 klassi. Ma tahtsin käia rohkem, aga ma ei saanud, siis ei olnud lihtsalt. Ja me läksime kooli üle suure põllu, läbi lumeangede, kus meil olid õpikud ainult mingis padjapüüri sees. Ja me sööme lõuna ajal laua alt leivakorukesi, sest meil ei olnud raha. Ja siis hakkad aru saama, tegelikult sul on juba siin kõik hästi, kui sul tundub, et sul on halvasti. Ja olla tänulik selle eest, mis sul on. Ja üks niisugune asi, mis ta mulle õpetas, ta oli õiglane, ta oli karm. Me kunagi palju öelnud, et ma armastame üksteist, aga see armastus oli läbi tegude tema poolt ja läbi eeskuju. Ja ta alati seisis minu eest, astus minu eest välja. Tuli kooli 5. klassis, kui oli vaja, kui teised kiusasid koolis. Tuli rattaga kooli, jalgrattaga, võttis kõik need ette seal. Sveni tee kius, 30 õpilast on. Arva ära, kas olukord minu jaoks läks paremaks veel. Pigem mitte, pigem läks hullemaks. Pigem mitte, on. Aga ta õpetas mulle seda, et käitu teistega nii, nagu sa tahad. Ära tee teistel seda, mida sa ei tahad, sulle tehakse. Ja sa ei saa sellest aru, sellepärast, et kogu elu on üks suur segadus. Ja sul on omad mingid hirmud ja mõtted ja asjad. Aga täna ma saan sellest väga selgelt aru. Sellepärast, et aja jooksul sa näed. Ma olin niisugune nähtamatu laps suhteliselt, üksi väga palju. Sest ma tundsin üksi jäetud. Ja siis sa jälgid inimesi ja aastate jooksul jälgid neid, et mida siis keegi teeb. Seal on mingid onud ja mingid mehed ja mingid naised ja kellegi isad ja emad ja õpetajad ja asjad ja teised sul need, kes kiusasid. Lõpuks ma suutsin ikka mõnele ise ka selle anda vastu pead. Ja täna ma vaatan neid viielisi, ma ei ütleks, et väga paljud neist edukad oleks elus. Et üks asi on ka see kooliharidus. Aga jah, et mida sa mismoodi sa käitud, kui keegi ei vaata, kas sa käitud õigesti, alati ei saa kõike teha, nagu peab tegema ja me oleme igaüks teinud elus asju, mida võib-olla poleks tahtnud teha. Aga mis su see üldine
käitumine ja mõtteviis on inimeste suunas, et kas see on lahkus ja kas see on positiivsus ja kas sa käitud õigesti, kui on vaja käituda õigesti. Et no eks vanaema ei sallinud sihukest asja, kui keegi lapsele midagi ütleb või teeb. See oli ta number 1 asi. Kui sa sealt nagu üle piiri läksid, siis sa olid surnud tema jaoks põhimõtteliselt. Et siis oli sinuga tann. Et seda ma õppisin tõmmata. Aga mis sa ütled selle kohta, et vanem oli selline suur autoriteet sinu jaoks, eks? Igas heas mõttes ta asendas nii isa kui ema rolli, olles nagu tervik, eks? Kui palju sa täna tunnetad, et sinu enda iseloomu sees on tema tugevad karakterit ja mustrit? Kuidas sina täna ennast tajud? Kõiki neid käitumismustreid ja õpetusi nendest lähtudes, et... Väga küsimus, väga palju ja jällegi, et alles kuskil 30-ndates ma hakkasin ennast aru saama, täna ma 41 on ja järjest rohkem ma saan aru sellest, milline legend on mind kasvatanud tegelikult nagu. Ja kui vanaisa suri ära, siis ta ei mitte ühtegi korda isegi ei virisenud selle üle või ei maininud, et tal oleks raske. Loomulikult tal oli raske, ilmselgelt on. Ja ta oli pikka aega üksi. Ja siis tuli üks Rootsi onu, tahtis tulla, täitsa nagu võõras inimene, tahtis tulla uuesti Eestisse tagasi, sõja ajal läinud Rootsi. Ja meil maja Salmel oli siis selline juba seisnud ja lagunenud, mille vanaisa siis ehitas, kus me elasime alguses ja nad tegid mingi sukse diili, et ta tuleb sinna elama, ta teeb maja korda, sest me elasime just juba siis linnas. Ja siis alguses see onu Paul siis, ma ei saa, Rootsi onu tuli sinna, ütles, et mis see poiss siin käib kogu aeg? Mis see poiss käib siin Salmel kogu aeg? Tal pole kunagi lapsi olnud, on. Siis vanema ütles, et Paul oli selleks ajaks maja korda teinud niimoodi korda, et see oli Salme küla kõige ilusam maja. Mart Laar andis veel käppa Paulile ja sai veel vimplid asjad ja nagu tõesti. Mees tegi, ise ehitas kõik, tegi, pani kõik oma raha sinna sisse. Ja siis vanema ütles, kui sul poiss ei sobi, sa võid oma asjad kokku pakida siit ja tagasi lennata. Aga Paul õppis mind armastama. Ja oli teine legend minu elus tegelikult, kes andis mulle sukust mehe eeskuju, mida täna väga vähe on ja mida ma alati ka oma ellu soovisin. Hästi konkreetne, karm omad reeglid, aga Pauliga ka keegi ei jamanud, keegi ei bullshittinud temaga. Ja ta toetas mind väga palju materiaalselt. Ja ta oli siis, kui vanaema näitas mulle nagu säästmist, et pead kokkuhoidlikult elama ja kõik need õiged põhimõtted ja mis ma just rääkisin, eks ole. Siis Paul näitas mulle seda, et kui kõigil oli nagu alati vähe raha, eriti veel ju 90-ndatel ja siis sealt edasi on, et alati nagu palgad on väiksed ja kulud suured ja pole midagi saada, on, siis Paulil oli nagu kõik olemas. Tal oli raha ja ta sai teha ja ta viis mind esimest korda reisile, ostis mulle auto ja andis taskuraha ja jättis ka oma korteri mulle, mille ta endale ehitas ka linna. Ja ta oli siuke mees, et ma imestan, kui mees saab teha, mida ta tahab, kui ta on oma töö ära teinud, siis finantsiliselt esimene asi, mis on meestele väga oluline, vähemalt mina olen seda oma lapsepõlves näinud, et kui sa oma raha asjad on korras, sa saad käituda nii, nagu sa tahad käituda ja sa saad elada oma reeglite järgi. Paul oli see mees, kes elas oma reeglite järgi. Ja sealt ma õppisin siis nagu teistmoodi seda, et vanaema andis mulle selle kokkuhoidlikkuse poole on ja Paul näitas mulle siis nagu, et näeb siin on midagi teistmoodi võimalik, et ma sain siukse nagu hea tasakaalu. Ja ma vahepeal nagu muigan, et Paul ehitas ka siis endale linna korteri, vanaemaga elasime linnas, sisustas selle kõik ära ilusti, kõik aktiivanid ja kristalllambid ja maalid ja oma Rootsi asjad ja kõik aknalambid ja kõik oli paigas, nagu ilus korter. Läks sinna linna, magas selle ühe öö ja ütles, et lapsed trambivad selle üleval korrusel, et põhimõtteliselt Sven võtta see korter endale. Siuke mees. Ja kui mul oli sünnipäev, ma hakkasin 18 saama, ma olin 17. Ja ta tõesti armastas, ta ei teinud seda sellepärast, et nagu vanaema talle kunagi ütles, ta tõesti nagu ma nägin seda, et see ei olnud sellest kohast. Ma olin 17 ja siis ütles, kuule, võta poiss kaasa, et ma tulen linna, et lähme panka. Siis oli veel see, et siis on internetipanka. Ma tahan panna natuke taskuraha poisile. Läksime kolmekesi sinna telleri leti ette, meie järjekorranumber tuli. Vanaema, mina, Paul. Ja siis teller küsib, palju panema, ma tahan selle poisile üle kanda.
40 000 krooni. See oli päris suur raha, sest kui ma 18 aastat läksin tööle, mu esimene palk oli 3000 krooni. No see oli naeruväärselt väike palk ka siis juba nagu. Aga siis ma mõtlesin, no vau. Kui mehel on nagu võimalusi teha ja kurat, mulle meeldis see, kui nagu keegi kas suguvõsas või sõpradest või keegi saab maksta kuskil mingi arve niimoodi, et ta ei pea teist korda mõtlema sellele. Siis ma ütlesin, ma tahan ka siuke mees olla. Et kui mu sõbral on abi vaja, ma saan teha seda enne, kui ta peab küsima. Ma saan maksta ära selle arve ilma, et ma peaksin mõtlema, et kurat, kas mul jätkub raha. Et on ju mingid inimesed, kes elavad niimoodi, et nagu ei ole kogu aeg see probleem. Ja ma olen seda raha probleemi nii palju oma lapsepõlves näinud ja kuidas see ajab pered lahku ja tekitab probleeme, ilmselgelt tekitab. Nagu nii on see suhe ja laste kasvatamine ikka raske juba enne. Ja siis, kui sul on veel need probleemid ka, no arva ära, selles suhtes, et nagu ja see oli üks minu nagu üks asi, mis ma lapsepõlvest siis sain ka jälgides siis neid peresid ja teisi ja sugulasi ja nii edasi, et okei, ma ei tea. Ja läbi selle kogetud tänulikkuse muster, mida sa said? Tänulikkuse muster, kindlasti, et olla nagu tänulik sellest, mis on. Ma ei ole ennast kunagi tundnud kuidagi kurvalt või õnnetuna, et kui mul pole olnud või ma ei saanud teha seda tööd, mis mulle ei meeldinud. Et alati niisugune nagu positiivsus ja optimism on sees olnud. Aga ma teadsin, et mismoodi ma elada ei taha. Et see, et kui mina saan meheks, kes hakkab oma perekonda ehitama, siis ma olen alles nüüd sinna jõudnud viimaste aastatega, ma arvan. Et mul ei ole nagu kahte kaardimajakast, see perekond ja siis mu finantsasjad ja mu töö või mu äri on, kõik kogu aeg laberdab, see on nagu väga raske, see on väga nagu stressirohke. Väga raske midagi head luua, kui see finantspool on pinge on peal kogu aeg. Kogu aeg on nagu ärevus. Ja kui sul on nüüd juba mingid laenud ja kohustused peal on ja seda enam on, et aga see Paul oli kindlasti võtmetähtsusega sinu elus, kes näitas sulle väga paljud, et see on mul hea meel, et selline mees su ellu tuli tollel hetkel, sest ma usun sellest, et elus on vaata mingid punktid, hästi olulised punktid, mis peavad olema, sest võib-olla oleks su elu hoopis teistsugune täna, kui seda Paul ei oleks olnud. Võib-olla oleks olnud see keegi teine, aga võib-olla oleks hoopis see samamoodi, võib-olla oleks seal Soomes, sa töötasid Soomes ka on ju, sinna me jõuame veel, aga seal sa oleks kauem töötanud või midagi või kuidagi oleks see midagi vaevalisem olnud. Aga see selleks. Ma korra tahtsin küsida ka selle koha pealt, et kas sul lapsepõlves oli ka mingi unistus või soov nagu, et mis tööd ma teha tahan või kelleks ma saada tahan? Mu lapsepõlves oli hea küsimus. Just kuidagi paar päeva tagasi tuli see üks lapsepõuunistus mulle meelde. Ja kui mina olin noor, käisin kuskil algkoolis või seal mingi 3.–4. klass, siis me läksime linna elama. See oli ka naljakas lugu. Niimoodi, et mu kasuisa, siis mu venna isa ja ema läksid linna, siis muidu me elasime seal Salmel ja ma arvan, et see võis enam-vähem nii olla, et kuskilt mingid venelaste maha jäetud mingid sõjabarakid ja korterid, kus nad elasid, siis on mingi lasketiiru lähedal. Siis kasuisa vähemalt nagu juttude põhjal oli see nii, et tal lõi lihtsalt ukse maha seal ja võtsime korteri endale. Ja see elasime seal. Aga see oli väga palju ka siis maha jäetud kasse ja loomi, sest kõik venelased läksid minema, kes tankid ja asjad läksid, mäletan isegi nagu aknast nägime seda. Sõitsid tagasi ja seal oli hästi palju maha jäetud kasse ja siis mingid mehed nagu piinasid need kasse veel nagu ja need kassid kõik kulkusid seal ja mulle mõtlesin, kurat, oleks mul nii palju, nagu tahaks, et nii palju raha oleks, et ma saaks osta need kasside kõik vorsti ja piima. See oli mu üks unistus. Ja teine unistus oli saada bussijuhiks. Ma sõitsin nagu rooliga ja mulle meeldis väga, siis ma istusin alati, kui ma läksime linna või ma läksin kooli, siis ma istusin alati bussijuhi taga ja ma vaatasin, kuidas aga ma arvan, täna ma mingis mõttes olengi bussijuht, et võtan inimesed peale. Ja räägin neil oma lugu. Et kas, ma ei tea, kas on coach on vist nagu ka USA-s midagi tähendab, just on mingi sarnane nagu nimetus sellele bussile ka nagu. Ja.
see on huvitav ja see on huvitav, kuidas sa selle loo nagu tõid välja, et sa tulid hästi kaugelt ja siis sa jõudsid sinna nagu. Et need kaks unistust. Aga täna Svenil on kassi omanik ka, et tal on kass kodus ja ma usun, et ta on väga hästi hoitud kass. Ja kass on hästi hoitud ja selleks, et see kass ka kodus peksa ei saaks ja söömata ja pidin ka oma töö ära tegema. Et see tegi mind alati kurvaks, et kui lapsed peavad kannatama, kui loomad peavad kannatama, rääkimata veel siis teiste inimestest sinu ümber on ju. Selle tõttu, et sa ise oled omaga kuskil pahas kohas või sa ei ole oma tööd ära teinud on ju. Või mingi rahulolematus sinu sees on. Et seda ma nägin nagu. Aga kui me liigume näiteks edasi just selle koha peale, et kus sa läksid juba nagu oma elu peale nagu töö peale, et mis see esimene töökoht sul oli? Niimoodi, et ma lõpetasin, ma ei saanud 9. klassist edasi, 10. Vanaema uistu, siit tuleb üks meie lapselaps siin, et temast saab midagi suurt ja siis sa ei saa 10. klassi sisse, sest mateeksamist kukud läbi. Vanaema uistus mul kalli kalkulaatori, veel mul oled 3 poiss on, siinused, koossinused, täna on põhimõtteliselt GPT-d, vajuta nuppu ja vastus on käe. Teeme selle aasta niimoodi, et me ei kasuta kalkulaatoreid, et võib-olla tulevikus ei ole vaja, mida ja siis pandi sinna veel kogemata 10. osaga sisse, et järeleksamist sain peaaegu 5, aga kukkusin läbi. Läksin ametikooli, lõpetasin kokaks. Lõpetasin selle ära, mis sa tükeldad seal põhimõtteliselt, kui suu koostise osasid terve 3 aastat, ega seda väga toidu tegemist õpi nagu. Ja siis lähdame esimese töökohale 18 aastaselt, laotöötaja oled, paned kokku mingid dušisegistid, mis oli nii igav, et 19 krooni tunnis, ma ei tea, mingi 1,2 eurot ja 3 eurot. No ütleme nii, et ma elasin vanaema juures ja mul oli isegi siis sellest rahast jätkunud isegi 8 nädalaks nagu. Sa oled noor ka, raha läheb väga palju. Ja mõtlen, okei, ma ei tea, et see esimene töökoht on see ülemus, ma mäletan ka, et ta nagu veel küsis üle, et kuule, et sa saad aru, et see on tegelikult väike palk, aga ma ei saa sulle pakkuda rohkem. Ja see oli nii igav töö, et ma jätsin oma nagu pöidla sinna masina vahele, lihtsalt nagu mul on tükk isegi läinud. Okei, oled seal, saad aru, et see ka ei ole. Siis oli siis ma läksin Soome tööle, sõbrad eest, kuule, et Soomes saab siin 40 000 krooni ja mingi 50 000 krooni ja siis olid esimesed alles Soome võimalused. Kus on üldse võimalik. Aga ma käisin vahepeal laeval tööle, kokana töötasin ka pubis. Hästi raske töö. Ma olen seda rasket tööd teinud oma elus väga palju. Ja siis ma läksin Soome tööle ja siis mõtled, okei, ma olen siin 2-3-4 aastat, saad palju raha ja kõik on hästi. Siis vaatame, okei, kurat, kas see on nagu see, et jällegi, ma austan nagu rasket tööd nagu tõesti, aga see on ka raske. Et köögis tööl olla või kuskil pubis, nagu mina olin, ehitusel tööl olla iga ilmaga, külmaga, soojaga, -20 kraadiga, sa oled õuest tööl 12 tundi. Sul ei ole mitte mingit elu seal Soomes. 3 nädalat oled tööl oma inimestest, oma perest eemal, hädal aega on sul siis see elu. Kellel veel on pere ka, kujuta ette, kui raske see on. Õudne ja siis lähevadki pered laiali ka. Ja siis ma nägin seda, et okei, sa oled aasta 2, sa oled noor alles, sa siin käid pidudel, sõidad oma autoga ja sul ei ole mingi suuri kohustusi, on fine. Aga kurat, kui ma siin 10 aasta pärast ka olen, mul juba tekkis see pilt, et vaata, ma ei tahtnud sükest nagu keskpärast elu saada ja ma ei tahtnud, et ma pean oma elu niimoodi võtma. Ja lõpuks ma olin 6 aastat seal. 3 aastat käisin Kaugõppes ülikoolis ja põhimõtteliselt iga õhtu. Mõnikord, kui seal Soomes tööl olles, ma kuulasin audioraamatuid ja lugesin ja vaatasin, otsisin võimalusi, et nagu valmistasin ennast ette, et mul üldse aju hakkaks, et ajul üldse anda uut informatsiooni, et ma hakkaksin üldse asjadest aru saama. Sest koolis nagu, ma ei tea, ma imestan, mismoodi ma sealt läbi sain, ma ei olnud rumal, aga ma vist sain aru natuke, et neid teadmisi mul ei lähe vaja, sest ma ei viitsinud õppida mingit ajalugu ega mingid asju. Ja mul läks kaua aega enne, kui ma aru sain üldse, milles ma nagu hea olen või mida ma tahaksin teha. Et paras teekond ja ma sain aru ka sellest, et kui ma ei ole rahul enda tööga nagu mehena, ma ei tea, kuidagi minul oli nagu see tunne, ma olen näinud nagu mehi, kes on täitsa tavalised töölised,
inimesed austavad, nagu kõrgelt austavad. Sa elad oma elu, aga sa pead olema iseendaga rahul siis. Et võt see, mida ma teen seda hästi, ma olen rahul sellega. Okei. Kui sina oled rahul, siis nagu see kiirgab väljapoole ka sinust. Aga kui sa ei ole rahul, kui sa nüüd tahad teha mingeid suuri asju, sul on suured unistused ja räägid sellest või sul oled ambitsioonikas inimene oma natuurilt. Ja kui sa midagi ei tee nüüd, võt see on raske. See on üks korradi piinarikas elus. Sees kogu aeg nagu teab. Põlev tunne, et sa tahad rohkemat. Ja siis ma arvan, et sa jõuadki 40-50, et oled sinna, kus sa oled kibestunud ja siis mõtled, et nagu tema on süüdi ja riik on süüdi ja riik ei käita eeskujulikult, aga ma ütlen, et kõigi, me elame siin kõigil, täpselt kõik maksab sama palju makse. Kas sa täna tunned, et sa oled rahul sellega, mis etapis sa täna oled kõikide oma nende kogemustega, mis sul tulevad lapsepõlvest, see, mis sa oled nüüd vanemas eas kogenud, selle eluteekonna juba niimoodi käinud, et oled sa rahul sellega, mis sul on? Tead, ma tõesti tunnen, ma olen täna jõudnud nagu ka oma siis hinge osas aru saanud mingitest asjadest, mis mind on takistanud ja mingid süütunded ja enda allasurumine ja enesearmastus ja kõik see, et ma nagu julgen olla rohkem mina ise nagu. Et ma olen pidanud seda ennem alla suruma, sest nagu ütlesin, ma olen nähtamatu ja kuidagi keegi kuulnud mind ja mul polnudki midagi öelda. Mul polnudki oma arvamust ka, sest nagu mul oli oma töö tegemata veel, ma ei teadnud ka asjadest, ma saan ikka aru. Aga mul tekkis see rahuloluga juba siis, isegi kui ma ei olnud ettevõtluses mingit edu veel saavutanud, aga ma teadsin, et ma siit nagu see, mida ma täna teha saan, see annab mulle selle progressi ja arengu ja see toob mu ellu põnevust ja see loob võimalusi. Ja ma ei teadnud, et nagu ma üldse kuskile sükse kohta jõuda võin, nagu. Aga mulle meeldis juba nagu see. Tänaseks ma olen jõudnud sinna, kus ma elan põhimõtteliselt, ma ütleks nagu üsna oma nagu maailmas. Elan nagu Paul, oma reeglite järgi. Ma ei pea muretsema sellepärast, et kas ma pean kuskile jõudma kella 9. Ma ise otsustan, ma ärkan varakult enamikel päevadel, teen oma tööasju, ma saan ise oma päeva planeerida, ma saan päeval kell 2 trenni minna. Ma tahan, ma saan võtta päevavaks, ma saan minna kuuks ajaks reisile mitu korda aastas ja ma teen seda natuke ka tööasju, mulle sobib see nagu. Mul on aega teiste inimeste jaoks, mul on aega iseenda jaoks, ma ei pea raha pärast muretsema, ma ei ole mingi rikas, aga ma ei pea muretsema oma vahendite pärast. Ja mulle meeldib see, sellepärast, et see on see koht, kus mul on seda ressurssi ka muude asjade jaoks järjest rohkem. Ja loomulikult ettevõtluses on alati nagu keerulisemaid aegu, kus tuleb jälle midagi, mingi periood lõpeb, tuleb jälle midagi ehitama hakata, tegema hakata, midagi muuta, et see mitte miski ei ole ju püsiv, et see jääb nüüd samamoodi. Aga ma saan öelda tõesti, et ma tunnen seda rahulolu enda sees. Seda on rõõm kuulda, ma tahaks iga eestlase suust kuulda seda. Täpselt ja seda on sinu hingest ka näha, et sa oled hästi hingerikas inimene. See kõik, kuidas sa räägid ja siin kõrvalt kuulan, siis ma mõtlen, et see on imetlusväärne, et meil on Eestis üks selline koolitaja, kes ainult lihtsalt ei koolita tegema midagi, et see müüks, vaid sul on kõik, mida sa oled loonud, selle sisse oled sa pannud kogu oma hinge ja teadmised, kõik oma elukogemused, kõigest. Ja kusjuures see teekond ja ma ei olnud nagu koolitaja. Ma sain koolitajaks tänu sellele, et meid kutsuti, kui ma olin teinud juba 3. ettevõtte oli vist ja siis kutsuti Saaremaa teine ettevõtte Booster Shelf. Kutsuti Saaremaa arenduskeskuse ettevõtluspäeval rääkima, et kuule, tulge rääkige, teedud koos meie äripartneriga siis. Kuidas sa teete see sotsiaalmeediat? Siis vaatasid, sa tegid kogu aeg seda aastaid. Ja siis jagad seda teistele vaatad. Tundub tõesti, et ma tean sellest nagu rohkem kui teised ja ma saan siin kedagi aidata. Ja huvitaval kombel nagu see on, see nagu see pidev progress ja tegutsemine ja areng, ma arvan, nagu iga inimene vajab seda. Mina teadsin, mina vajan seda. Ma ei oleks avastanud
enda ühte suurimat tugevust, milleks on tegelikult avalik esinemine ja rääkimine, jagamine ja koolitamine. Sellepärast, et ma alati kartsin ja ma arvan, enamus inimesed kardavad avalikku esinemist nagu rohkem kui surma ilmselt isegi kohati enne. Ja ma värisesin ka seal lava ees nagu laval, enne lava ja laval olles nagu. Aga ja pärast jumal sain teada, et minu üks tugevam keskus on kõrikeskus. Ja see teemat oleks nagu avastamata jäänud. Et kuidas see nagu, see ettevõtlus on üleüldse, ma arvan, nagu kõige suurem enesearengu programm üldse, mis elus on tegelikult nagu. Ja sellepärast, et see paneb sind nagu enda sisse vaatama, kes inimesena oled ja mis sul siin taga on ja kõik need raskused ja väljakutsed ja olukorrad, kus sa pead otsustama, kuidas sa siis käitud, kas sa hakkad siin nihverdama või tegema seda, kas sa lased siin kedagi üle või kas sa valid ainult selle raha, on väga raske otsused, millega sa pead pärast elama. Jah. Et sa õpid enda kohta inimesena väga palju tundma. Aga ma tahtsin öelda, me ennist ka rääkisime korraks, aga ma tahtsin öelda, et on inimesi, kes on oma elus teinud võib-olla valesid valikuid ja täpselt samamoodi lasknud inimesi üle ja teinud inimestele väga palju ülekohut. Nii rahaliselt, nii vaimselt kui ka erinevatel viisidel. Aga üks koht, kus ma näen, et meil kõigil, peaaegu kõigil, ma julgen uskuda, on südametunnistus ja üks hetk hakkavad mingid sellised piinad tulema järgi. Aga üks koht, kuhu nagu inimesed kinni jäävad, on see, et see, mis nad teinud on, ei tähenda seda, et nende tulevik peaks nüüd olemata olema. Muidugi väga palju halba sa pead ise ära sööma, mis sa oma elus oled teinud. Aga see ei tähenda seda, et sa ei saaks luua midagi paremini või luua midagi suuremat nii rahaliselt kui üldse mingit väärtust inimestele. Et meil kindlasti väga palju inimesi jäävad nagu kinni ka selle ohvrimeelsusesse, et sina oleks võinud samamoodi öelda, ma olen niisugune raske lapsepõlv ja ma olen kõike proovinud, aga ma ei, mis mul ikka on. Ja, teised on süüdi. Teised on süüdi. Vanemad on süüdi ja kõik ülejäänud on süüdi. Aga see ei vii alati sinna, kuhu sa soovid ja selles mõttes ja see on huvitav. Jälle ma tunnen, et niisama ma Sveni siia kutsunud, et kusjuures ma natuke seda human designi uurinud ise ka ja mul on samamoodi kõrikeskus, on ju. Et mingid sarnasused meil jooksevad läbi. Aga ja mida ma tahtsin küsida, sul on elus kindlasti olnud sellised hetki, kus ma ei tea, kas on ju, ma jälle eeldan, aga kas sul on elus olnud sellised hetki, kus sa oled mõelnud, et kurat, ma ei jaksa enam, ma ei jõua, ma lihtsalt tahaks alla anda? Seda on küsitud varem ka minu käest. Ausalt öeldes ei ole eriti. On nooremana kindlasti olnud sellised asju, et nagu esimesed armastused ja lahkuminekud, et siis on võib-olla olnud seda, et elu on läbinud. Paari kohti isegi mäletan. Aga täna enam mitte. Ja ma arvan, kui ma seda teekond alustasin ettevõtlusteekonda, et siis ma sain aru, et mul ei olegi siin nagu teist teed. Et mis see teine tee on siis? Kas ma lähen sinna tagasi, sinna Soome? Palgatööl ma võin nagu nii tagasi minna, selles suhtes see on nagu nii olemas. See ei kao ju kuskil. See variant on olemas, jah. Aga mis tundega ma elan siis 5-60-ndates? Et kas ma saan ka olla selline nagu Paul? Lähme Kanaaridele, maksan selle ostan korti. Et või ma olen siis kibestunud ja nagu elan kahetsuses, et what if, et mis oleks nagu võinud olla, kui ma oleks teinud. Ma arvan, see on kõige õudsem ja valusam, kui elu on nagu pigem sinna lõpupoole hakanud jõudma, kus sa mõtled järgi. Ja selles suhtes nagu mingitest asjadest tuleb tee peal loobuda, nagu allaandmine on nagu ka natuke tuleb defineerida seda, mis allaandmine on. Ma arvan, seni kaua, ükskõik mis asi see nagu on, millega keegi nagu võitleb või mis teekonnal keegi on, seni kaua, kui sa nagu edasi liigud, isegi kui siin on ebaõnnestumisi nagu vahepeal, ei lähe asjad nii. On need suhted või ärid või muud asjad ja mingid muud traumadega tegelemist. Aga senikaua, kui sa otsid need vastuseid, see ei ole alla andnud. Ja, selles mõttes on nagu väga otsid tal ise ennast või need vastuseid või lahendusi on? Et tegelikult näitab see seda, et elu on üks protsess. Ja niikaua, kui meil on küsimusi, ootame me vastuseid ja me protsessime neid vastuseid, need on väga vajalikud. Aga on sul elus olnud sellised nagu mentaalseid kõikumisi ka, kus sa ise tunned, et sa oled pigem nagu madalamal, mingid emotsioonid tulevad üles ja selline raskem periood on elus. Et on selliseid hetki ka sul olnud?
on kindlasti ja eks ma olen nagu, võtta see Soome, see 6 aastat olla seal, ma arvan, see oli, ma ei sõjaväes ei käinud, aga ma arvan, see oli minu nagu sihuke sõjavägi nagu. Teistmoodi sõjavägi. Teistmoodi sõjavägi, et see vastu pidada seal nii mentaalselt kui füüsiliselt on. Ja on olnud küll paar aastat tagasi, mul oli üks sihuke koht, kus tundus jälle kõik on nagu hästi, ärid jooksevad, suhe oli ka. Ja tunned järsku nagu jube nagu mingi maikuu ka, ei olnud mingit pohmelli, ei ole mingit haigust. Jube sihuke sitt on olla lihtsalt nagu. Märkan tavaliselt mingi 5 ajal on, vahel isegi enne 5 juba. Magad 7-8, päevaldad uinaku, nagu üldse energiat ei ole, mis toimub 6 aega kestis. Ja siis mul on üks tädi, kelle juures ma käin aeg-ajalt, kes on mulle päris palju andnud vastuseid ja ei oska seletada, mida ta täpselt teeb, paneb sul käed peale, tunnetab, mis sind tagasi hoiab, kus sul midagi on kinni jäänud, kas mingid energiat, mingid teiste asjad mõjutavad mingitest eelmistest eludest või nii edasi. Ja ütles, et tead Sven, sa oled siiamaani, ma olin 39 aastane siis 2 aastat tagasi. Ütles, et sa oled siiamaani ainult oma naisenergia pealt tegutsenud. Sa oled teinud asju, mida sa käitunud, nagu võib-olla sa poleks käitunud muidu. Sa ei ole oma meesenergiat veel kasutanudki. Ja ütles, et sihukese asja, et see, mis praegu sind mõjutab, tuleb sinu ema ja isa suhtest, sest mu ema kaitses mind ilmselt minu isa eest, ei lubanud öelda, et tema minu isa on. Ja isa pidi surema oma meheliku energia alla sellega. Ja see hakkas mind ka mõjutama. Ja kui ta siis natuke nagu päästis seda lahti, siis ma hakkasin ka tunnetama seda, et vau, et siin tõesti mul tekkis nagu teistsugune nagu, see võttis nagu aega ennem, kui see hakkas siis laustama kõik seal, aga ma õppisin tänu sellele ka enda eest seisma, ennast kehtestama, sest ma olen väga palju olnud vait ja eemalt jälginud ja tihti kohtades, kus ma oleks pidanud midagi ütlema oma ärides, eelmistes ärides, tootearenduses näiteks ma nägin, et kuule, okei, ma ei olnud ka siis juhtival positsioonil enam, ma tegin teist äri, siis sa näed, et see tootekategooria, see ei ole toodud siia õige kavatsusega, seda ei ole vaja ja see kindlasti ei lenda nagu. Aga ma olin vait ja ma vaatasin kõrvalt. Ja siis juhtubki see, pannakse suured rahad sinna alla, tehakse kõik asjad ära ja siis pärast ostetakse tagasi, kantakse maha kogu see asi. Ja palju selliseid asju. Ja tänu sellele, et ma nagu selle vastuse kätte sain, ma olen enda eest õppinud seisma ja see on olnud üks väga oluline arengukoht. Et vaata, kui huvitav, kuidas mingid asjad võivad mõjutada meid tegelikult. Ja kui ma täna nagu mõtlen ka seda, et ja ma saan ka sellest täiesti aru, sest naised ju väga palju mehi mõjutavad ja vastupidi. Ja võib-olla see tol hetkel pidigi nii olema, et ma ei pane siin süüde emale ega isale mitte kellegi. Ma olen õnnelik, et ma siin olen täpselt nii, nagu kõik on juhtunud. Aga et kuidas nüüd kellegi nagu ütlemine või arvamus võib mõjutada tegelikult nagu sind ja alla suruda siis sinu olemuse või mis iganes asjad sa tahad teha või öelda või mida peaksid tegema. Just, ja kuidas see jääb alateadlikult meie sisse ja see hakkab kumisema mingites olukordades ennast kehtestama, eks. Ja siis me ei tee õigeid käitumisvalikuid ja teeme endale haiget, sest me lepime, aga pidev leppimine ja lastes teistel olla esikohal tähendabki seda, et võim läheb üle meie, eks. Ja just. Eks mehel peab olema väge ja seda jalg vastu maad, kui on vaja lüüa ja kehtestada ennast. Aga... Muidu sa kaotad ka naise austuse tegelikult. Täpselt. Tõsi? Täpselt. Jaa, aga vaat, ma lihtsalt korraks tahaks veel isegi sinna poole minna, et vaata väga tihti
ettevõtjad ei kasuta võib-olla selliste inimeste abi, nagu sina käisid, on ju, ja aitasid kuidagi pane käed peale. Mitte, et ma kuidagi propageeriks seda, et minge nüüd kõik sinna selgeltnägijate juurde ja minge käige, nemad aitavad teid. Üldse mitte. Et ma usun, et iga inimene võiks seda asja proovida ise lahendada. Kui tõesti on nagu olukord, kus nagu mitte kuidagi ei saa, siis tuleb väga valida ka, kelle juurde minna ja kes see inimene võiks olla, sest väga palju ajatakse udu ja sa võid oma elu nii pekki keerata tänu sellele. Kindlasti. Et see oht seal on. Tasub reviewsid lugeda. Kui palju neid igal pool on, aga jaa. Kuidas sa üldse sellesse niisugusesse teistmoodi maailma, kuidas sa suhtud sellesse, kuidas see sind kõnetab, mis on sinu näiteks niisugused maagilised rituaalid, millega sa oma päeva vahel alustad, kas on mõni palve, meditatsioon? Tead, ma ei ole tegelikult nagu väga, ma olen üsna selline praktiline ja ratsionaalne tegelikult, aga ma usun küll neid asju sellepärast, et vaata, kui sa loed oma näiteks tähtkuju kohta midagi, ma ei mõtle seda nagu Õhtulehe horoskoopi, neid ma ei loe, aga nagu ma olen hambur, et mida see ütleb sinu kohta või näiteks, et mis aastal sa sündid. Kui sa neid loed natuke, annad selle võimaluse avatud meelega, siis saad aru tegelikult, et nagu tegelikult need asjad lähevad päris täppi, et kes on mingist tähtkujust, sellel on mingisugused omadused. Ja fakt on see, et see kosmos meid mõjutab, ka kuufaasid ja asjad, need mõjutavad inimeste käitumist. Järelikult seal midagi ikkagi on. Ja samamoodi nagu need aastad ka, et nüüd algab jällegi uus mingi ajastu ja selle eelmise aasta kohta, mis meil siin just lõppes 2025, see oligi väga palju nagu puhastumist, ja seda on tunda, väga palju suhted läksid lahku, väga palju mingit jama tuleb välja, mis inimesed on korraldanud teinud, et siuke nagu puhastumine, kus see siis tuleb, et see tuleb samamoodi sellest, ma arvan. Et minu praktikad on, ma teen mingit hingamist, et oma natukene oma seda mõttevoolu mitte siis nagu alla suruda või kontrollida, vaid lihtsalt korra nagu oma närvisüsteem maha rahustada, et ma saaks üldse häälestada ennast nagu õigel lainele. Et kõik, mis siit läbi jookseb, seda ei saa uskuda. Et meil on väga palju mõtteid, mis ei ole üldse meie omad. Et nagu Peep Vain ütles, et mõtted ja mõtlemine on hoopis teine asi. Nagu. Et see on mingi suunatud tegevus. Et kõik asju ei saa uskuda. Nagu. Ma teen praktikaid Qigongi ja viite tiibetlast ja sükst asju. Ma kirjutan ja et mida ma tahan, mida ma ei taha, oma päeva planeerimist, kõik sükst asju. Ja olen proovinud erinevaid praktikaid. Nagu. Et ma olen selline avatud meelega, nagu ma lähen. Ja sa tunned, et need on toetanud sind sellel nagu üldse ettevõtlusteel ja sinu eluteel? Kindlasti ja ma olen käinud ka selles suhtes ka selgeltnägi juures, kes on selles suhtes nagu ka üks legend pigem Eestis, nagu kes kui sa kuuled, et mida on inimestel nagu öelnud ja täppi pannud, siis okei, nagu võib-olla tahaks ka saada mingit kinnitust, sest ma olen pidanud väga palju nagu ise kõike välja nuputama, et sa jääd kuskil nagu mõtled neid asju ja sa jääd liiga pähe kinni. Ja ta ütles mulle, see oli 3-4 aastat, võib 4-5 aastat tagasi isegi, ma mäletan tänaseks, ütles, et sul tuleb järgmine aasta väga fataalne aasta. Ma ütlesin, okei, mida see tähendab, et nagu keegi sureb ära, midagi, ütles, ei, see lihtsalt fataalne, asjad lõpevad ära. Ja läkski, nagu suhe läks ja kodu läks ja äri läks. Mingi asi sai läbi. Okei. Siis mõtled, nagu sa ei hoia sellest lihtsalt kinni, kui see pidi lõppema, siis see pidi lõppema. Ja mõtle, kui oleks teistpidi olnud, et sa oleks hoidnud nendest räägid kinni ja raha on kõige olulisem. Kõik see, et mu ärid kasvaksid, on kõige olulisemad. Ja kui sa sellest identiteedist lahti ei suuda lasta, siis sa oled täiesti kadunud inimene. Ja siis sa kangutad hoopis vale kraavi kallal. Et ja kõik oli justkui nagu olemas ja kõik nagu teised väljaspoolt vaatavad, oled sa Sven nagu loll, tõesti, et nagu, mida sa teed? Ja mina oma seespiselt teadsin, et mul ei olnud mingisugust isegi nagu ärelust sellega. Aga kuskilt sa saada mingi toetav vastus veel nagu. Ma käisin samal ajal teraapias ka tegelikult, et ka terapeut väga palju nagu aitas aru saada, mis siis minu käitumine, mida võib-olla natukene ka ette heideti kohati mulle tegelikult, olles terapeudiga täiesti aus, rääkides kõikest asjadest nagu, ja saades kinnitust, et tegelikult Sven, sa oled nagu väga hästi nagu toimetanud, et okei.
et vaata neid kuskilt nagu natukene on vaja saada kinnitust mingitele asjadele. No inimesed tahavad, et oleks nagu kuidagi ära pakendatud või see asi on nii ja see asi on nii ja kuidagi aju soovib seda. Mitte ainult aju, hing ka. Et sa tead, et sa oled tegelikult õigel teel. Aga ma tahaks suhetest ka rääkida. Sul on olnud ikkagi paari suhted, mis ei ole kestnud päevi, vaid on ikkagi pikemalt kestnud. Kuidas või mida sa oled nendest suhetest nagu naistega kaasa võtnud? Mis on need sulle nagu kõige rohkem õpetanud? Mul esimene asi, kus ma üldse nagu hakkasin enda jaoks seda pilti ehitama, oli see, kui ma nägin lapsena, et naise kõrval peab olema nagu tugev mees, kelle peavad oma asjad korras olema, oma raha asjad. Mees peab suutma pakkuda perele, nagu provide ima materiaalselt. Naine võib ka samamoodi, kui tulge, ma ei ütle seda nagu, aga see oli üks minu asi ja ma sellepärast ka noorena väga palju, ma pidin kõvast väga suhtest loobuma 20-ndates, et mitte hoida head naist kinni sellepärast, et nüüd lihtsalt kinni hoida teda. Ma teadsin, minu enda rahul olematus muidu hakkab pärast mõjutama seda ja lasin tal minna. Ja olin väga pikalt üksi, et üldse oma töö ära teha ja siis ma arvan võib-olla mingi 33-4-set, midagi sükest vist tuli minu Šaalini, kes ka tegi enda jaoks väga raske otsuse, lahutas, sest tema eesmärk, kuigi ta oli jõukast perest, oli iseseisvus naisena. See tal oluline. Ta tahtsid teha oma asja ja ma aitasin luua siis Gracefiti. Ja väga suur austus tema vastu, nagu täna siis sõbrana, et teha nii julge otsus, nagu loobuda kõigest ja minna hakata siis midagi ehitama ja tegema, elada oma südame järgi. Tema oli inimene, kes esimest korda, kui tema tuli kõrgelt haritud, jõukas pere, kõik on nagu hästi enne, siis ma tulin kuskilt Soomest ja palgatöötaja oma Volkswagen Golfiga ühetoalisest korterist, kui ise ka veel ei tea, et sa tead, et sa midagi juba teinud on, aga sa tead, et sa ei ole veel keegi nagu nobody. Ja kui tema hakkas nagu märkama seda, et kes ma siis olen ja tunnustama mind asjadest, mida ma teen, olid need mingid harjumused või asjad ja siis, kui me koos tegime veel Gracefit, et siis tänu sellele ma hakkasin aru saama nagu, et kes ma nagu inimesena olen, et sellest väga suur tänu nagu, et keegi inimene sinu kõrval nagu näeb sind, kes sa nagu oled. Ja sealt ma olen saanud ja ta pani mind ka tegutsema mehena nagu. Pani naljaga ütlema vahepeal, et selline inkubaator, et sai kodu ostetud ja kõik asjad ära tehtud, aga meie mingi teekond sai läbi nagu, täna me oleme väga head sõbrad, nagu mõtleks, et nagu siuke perekonna tasandil mingis mõttes nagu, et mu terapeut ütles vähemalt, et ma käisin aasta aega tema juures ja siis mingi aeg käisin siin hiljuti uuesti, et ma nüüd saan nagu aru, sest ma olen ka mõelnud, mis värk on, et meil on nagu, sest ma olen pidanud tema pärast tegema rasked otsused nagu ka oma viimases suhtes, sest ma ütlesin, mis asi nagu on, et tema on mulle nagu oluline inimene on ja terapeut ütles, et Sven, kuna sul ei ole nagu oma pereliini olnud on, sest mu ema võeti lastekodust on ja mu kõrval ei olnud ka isa ja tegelikult ka siis nagu vereliin on, et sul on sa oled nagu siuke poogitud oks natuke nagu, et see on nagu inimesed nagu et sa võtad siis inimesi enda ellu nagu, et see on see ise valitud perekond natuke on. Ja siis sa nagu õpid neid natuke neid dünaamikat, mis see siis nagu see perekond üldse nagu tähendab ja kes need inimesed on, kes sinust nagu päriselt hoolivad ja sinu eest ka seisavad, kui vaja on. Et seda ma olen õppinud ja siis mingites suhetes sa näed seda, kus on võib-olla sellist, et kus hakatakse manipuleerima ja sinu suhtes mingeid asju tegema, mis on peegeldus tihti ka inimese nagu iseendast on, et mis teda häirib enda juures näiteks on. Et ka sihukest asju ma olen hakanud tähele panema.
mul mingil põhjusel on üsnagi kerge edasi liikuda. Ma ei tea, kas see on mingi lapsepõlve lahendamata trauma veel, et ma nagu lülitan välja inimesed enda arust. Aga või on see siis minu selline minapilt, et ma ikkagi nagu olen sellest, et nagu ma ei väärtustanud iseennast võib-olla varasemalt, et ma ikkagi sisemiselt tegelikult nagu väärtustan ja astun asjad juurest minema siis, kui on nagu aeg küps. Aga kas on midagi sellist ka, mida sa tahaks nagu naistele öelda, nagu üldse naistele, et mida nad nagu võiksid mõista meeste poole pealt või millest aru saada paari suhtes? See on hea küsimus, see on väga hea, et selle veel tõid. Mida ma olen õppinud, mida see mees vajab? Mees peab tundma, et on oluline. Mees tahab austust saada. Mees vajab naise lähedust ja naise toetust ja kuigi see naine võib olla seal vahepeal ka see, kes teeb targemad otsuseid, siis ikkagi mees peab tundma, et tema juhib nagu. Ja selleks mees peab oma töö ära tegema. Ma mõtlengi, et kui jällegi nagu finantsasjad kodus on paigast ära, et siis ja see on juba mõnda aega kestnud ja näiteks naine teenib rohkem, mis on väga igati okei, aga fakt on see, et see mees ei tunne ennast siis hästi ja siis mees hakkab nagu kuidagi õõnestama seda. Ühesõnaga, need dünaamikad on nagu liiguvad üsna ilusti, kui nad on paigas, eks ole, ja nad liiguvad nagu fucking valesti, kui nad on tasakaalust väljas, eks ole. Ja nagu see võib olla põrgu või see võib olla nagu väga ilus. Ja vaata nüüd, kui nagu tegelikult mees on nagu hea ja ta tõesti nagu tahab ja ta provide'ib ja ta ei peta ja ta ei vusserda. Ja kui nüüd, kui see naine tegelikult sõidab selle mehele sisse kogu aeg ja tambib teda maha, võt seda ei tohiks teha nagu, sest mehed tegelikult on elemad. On kindlasti. Ja et seda ilmselt on ka nagu oma aegu. Aga sa oled tundnud siis kindlasti ka sellist naise väge, et kui sul on nagu tugev naine kõrval, kui palju see on tegelikult sinu tegemisi ja asju ka toetanud. Ja üldse see, et sa tahad ise ka nagu mehena rohkem pingutada ja teha veel rohkem ja pakkuda rohkem. See on iga ju mehe, see on jällegi see sama dünaamika. Naine annab lõpuks selle nagu viimase energia sinna, mida tegelikult on igal mehel vaja, et suuri asju teha elus on. Naine annab loova jõu. Jah, aga kui nüüd naine peab olema iseseisev on samal ajal ja ei saa kindel olla selle mehe peale, et siis ka on jälle nagu keeruline on. Et selle naisel siis olla see kõrval seal see naine on. Okei. Väga põnevad teemad on meil. Ei, väga huvitav vestlus on olnud ja ma arvan, nii palju on siit juba inimestel võtta kaasa, et selles mõttes on see hea. Me rääkisime suhete koha pealt ka. Ma tahaks küsida, võid julgelt öelda, kui sa tunned, et sa ei taha vastata, aga ma tahaks natukene rääkida ka lastest. Et kuidas sul on, kas sa tunned, et sa tahaksid täna tegelikult endale mingit sellist poega, kellele oma haaremit üks hetk üle anda või tütart? Väikest on sul niisugust tunnistust ka? Kindlasti minu tegelikult see miks ma olen seda nagu hakkasin seda teekond üldse ette võtma või võtsin seda teekonna ette, oli see, et ma saaks olla kunagi see isa, kes saab oma lapsele autokooli järgi minna. Et tegelikult kuklast kuskil on tegelikult see mõte kogu aeg olemas. Ja, aga ütlen ausalt, et ma olen pidanud nagu, ma arvan, et see aeg hakkab alles nüüd jõudma. Et kuigi ma olen 41, ma ei ole tundnud, ma vanem ammu ootas juba kuni 25, et millal need väiksed sennid tulevad, siis ma tundsin sellest nagu nii kehvasti ka veel, et üks tema unistus, et me võiks ju selle täita nagu. Aga vaata, ma ei saa nagu sundida, et keegi nagu arvab või ütleb ja kõik said juba lapsi seal, kui ma 20 lõpus olin ja edasi, aga igal ühel on oma tee. Et ärge tulge, nagu ma ei ütle teile, millal te keegi peate saama siin abielluma või lapsi saama või oma asju tegema, nagu las ma tegelen oma asjadega. Et tegelege oma asjadega, tegelege igaüks oma asjadega. Täpselt, siis asjad liiguvad. Et ärge vaevaks selle pärast ja mingi hetk sa lased sellest nagu lahti. See natuke nagu aastaid häirib sind ja mõtledki, et see nagu teiste inimeste arvamus või ootus on. Ma ei tunne ennast isegi ebamugavalt, et mul ei ole last. Ma tean, et see tuleb ja ma tean, et kui see aeg kätte jõuab, ma teen seda ilusti. Ja sa oled kindlasti nagu väga hea isa.
ja mul ei ole ka probleem see, et kui see ei ole ka minu laps nagu on, sest mind on samamoodi kasvatatud nagu on. Lõpuks on see, kes see inimene selle, et kes sa nagu selle lapse jaoks oled nagu seal on. Ja täna ma teen tegelikult nagu, kuna ma ise, mulle meeldib nagu selles suhtes, et jõulud on üks aeg, kus sa võid täiskasvanu saada kingituse, see ei ole see, vaata, et ka lapse jaoks on jõulud ikka teine asi. Absoluutselt. Ja siis selle inspiratsiooni ma sain Tony Robbinsit, käisin Tony Robbinsi hoolitusel sama Shalini kinkis mulle selle, kus tal ei olnud tegelikult raha osta seda 1000 eurose koolituse kinkis mulle sünnipäevaks, ma mõtlesin, vau. Nagu. Tony Robbins oli nagu selles suhtes üks esimene selline inimene, kes pani mind mõtlema, kui ma seal Soomes otsisin enda vastused nagu Eesti kinksele, läksin sinna, mõtlesin, vau, 4-päevane koolitus on. Ma ei tea, mis see oli, mingi 12 tundi päevas, ühtegi pausi ei ole, külmas ruumis selles suhtes nagu vaatad, okei, see mees teeb hoopis teisel levelil asju nagu. Ja tema see lugu, kus tal oli ka väga raske lapsepõlv, kus ta ütles, et väga palju erinevaid isasid ja ta ema vist oli isegi seal mingite sõltuvuste küüsis ja neil ei olnud see, mis on see Thanksgiving on USA-s on. Nendel ei olnud laua peale süüa panna ja siis üks võõras onu tuli ukse taha ja tõi neile siis kotitäie süüa. Ja siis ta sai aru, et vau, et tegelikult nagu on olemas inimesi, kes nagu aitavad. Ja sealt ta võttis siis selle, et ta hakkas tegema seda sama siis perekondade jaoks nagu, ma ei tea, mingi järgmine aasta tegi vist ka samamoodi ühele perele ja siis 10 ja 100, et tänaseks ta on vist teinud seda juba mingi 100 miljonites vist. Ja mina võtsin selle sama, mida ma hakkasin tegema 3-4 aastat tagasi. Et ma olen teinud seda ka oma sünnipäeva käigus, et ma teen oma sõpradele peo ja teie panete siis sinna kontole. Teete ülekande täpselt nii palju, kui teil mugav on. Ja ma olen saanud teha siis 3-4 aastat juba uskile 50 kuni 100 lapsele jõuluks kingitused abivajavatele lastele, kellel muidu poleks, kui nad muidu, see ei ole niisugune nagu mandariinikott ja üks pulakomm, vaid ikka selline mingi 50 euro väärtuses. Ja nüüd liitusin veel siis, või panime jõud kokku ühe mu endise töötajaga ja tuttavaga ja tegime niisuguse MTÜ nagu lastele lootust. Ja eelmine aasta saime aidata vist kas 270 perele tegime vist kingituse, kui ma õigesti mäletan. Ja midagi 150 toiduabi ka veel lisaks. Et kuna hinnad on siin väga palju tõusnud ja olukord on raskemaks läinud. Et see on üks asi, mida ma siis teen seni kaua kuni ja sealt edasi ka veel, kui mul endal lapsi ei ole. Tohutu tänutunne sinu ees, et sa sellist asja teed ja see on üks asi, mille pärast ma sind nagu mehena imetlen, et ei ela ainult endale, kuidas ma saaks parema auto, parema maja, paremad riided, vaid sa annad nagu ise ka tagasi inimestele. Muidugi iga koolituse asi, mida sa lood, sa paned oma energia ja aja sinna sisse, mida inimesed tegelikult ei mõista. Inimesed arvavad, et see koolitus sünnib kuidagi nagu iseenesest, aga tegelikult on tohutud töötunnid, mida sa selle jaoks teed, et see koolitus valmis teha. See laste aitamine või teiste aitamine, tööstele koolitused teen seda väga palju ja see tegelikult läheb ka sinna miks jälle. See tuli ühel mikroäri koolitusel täitsa nagu kuidagi spontaanselt selle koolituse käigus, kui ma tegin niisugust harjutust, et miks sa tahad saada ettevõtjaks, et mine sügavalt, küsi enda käest, okei, ma tahan, et ma ei tea, mul oleks raha, miks sa tahad, et sul oleks raha, vaat sellepärast, et mul lapsepõlves on, aga okei, mis tunde see tekitas, ma ei tea, häbi või ma ei tea, tahtsin midagi lubada enda, mida ma ei saanud, või ma tahtsin oma emale anda. Okei, miks sa tahtsid, selles suhtes see läheb sinna nagu mitu taset sügavale, Ja siis ma jõudsin sinna, et miks ma teen seda nagu ettevõtluskoolitust. Mul polnud seda vaja nagu teha, sest mul oli teine koolitus olemas. Aga mingi põhjus ma tahtsin seda teha. Ja siis ma jõudsin sinna, et see, kui mina saan anda emadele, naistele või meestele, kes on siis tulevased isad ja emad, või juba praegu, anda tööriistad või teadmised või mingid suunad või tehnikad, kuidas endale lisasissetulek tekitada või oma äris õnnestuda siis see mõjutab ju nende elu, kuidas nad ise ennast tunnevad, nende finantsilist tervist, mis need rahaasjad siis teevad.
ja vaata, kui inimene saab teha seda, mida ta tegelikult teha tahaks, sest vaata, väga paljud inimesed on kuskil tööl, mida nad tegelikult teha ei taha, onju. Kui sa nüüd saad kas sinna kõrvale tekitada omal mingi sissetuleku, mis toob sulle kas 50 eurot päevas või nädalas või 100 eurot nädalas või päevas juurde, onju. Ja see mingi, et sellest saab võib-olla sinu püsiv sissetulek, onju, või vähemalt see võimaldab sul midagi nagu kõrvale panna oma laste jaoks või reisi jaoks või sissemaksu jaoks või mis iganes nagu, onju. Vaata siis see aitabki teha seda, ma arvan, mida nagu ma oleks soovinud, et nagu minu vanematel oleks kunagi olnud, onju. Et nendel oleks olnud need võimalused, siis ei olnud võimalik alustada ettevõtlust nii nagu täna on. Ja ma tahtsin lisada selle MTÜ kohta nii palju, et mis ma olen nagu mõelnud ja jõudnud, et kui vanaema mõjutas kindlasti rohkem inimesi nagu kui ainult mina, aga mina olin ta siis nagu number 1 see, keda ta kasvatas üles ja pühendas oma nagu elu täielikult sellele, et see mees üles kasvaks. Ja minu lubadus on see, et ma võimendan seda 1000-kordselt vähemalt. Ja selle MTÜ-ga on jõudnud ka vähemalt eesmärk 1000 lapseni, kui mitte rohkem. Aga kui täna näiteks keegi kuulab seda ja mõtleb, et ta tahaks ka kuidagi panustada sellesse, kas sellel on ka täna mingi võimalus olemas või? Ja me oleme teinud seda siiani ainult nagu jõulude ajal, aga kuna on hakanud tekkima juba neid vajadusi, kus on kellegil vaja prillid osta või midagi teha või koolireisid või isegi mingid hügieenitarbed, et siis me oleme teinud ka seda siis aasta sees ka, et meil on lastel lootust.ee, kui ma eksi, on see koduleht ka, seal on täitsa olemas, kes tahab sinna panustada, võib seda teha, et ma arvan, see on üks asi, mida inimesed võiksid mõelda, kui neil on vähegi võimalik, et kindlasti on paljud inimesed, kelle elu on raske ja rahaliselt ja väljakutseid on palju, et ei saa ju, see on ka nagu see koht, et sa vahel peab aitama iseennast, ükskõik kui kurb see ei ole, sa pead nagu iseennast üles ehitama, nagu ka täna sina, sa saad seda teha tänu sellele, et sa võtsid aja ja hetke oma elus, kus sa töötasid iseennast üles ja panidki seda energiat ja aega sinna alla. Sest elu võib alati minna teistpidi, nagu ma oleks võinud olla kuskil mujal. Keegi ei teaks, siiamaani nähtamatu. Ma ei tea, mismoodi inimesena ma oleks ikka see Sven, aga mul kindlasti oleks seda energiat, mul kindlasti oleks seda positiivsust täna enam, sellist lahkust, elu, jõudu, tahet, kui ma täna 40 on. Tead, selleks ma pidin enda töö ära tegema, et ma saan olla parem kaaslane või sõber või ülemus või kassile. Kassi peremees. Lihtsalt toed tegelikult iseenesest. Aitäh sulle, Sven, et sa selline hing oled. Aga kui ma mõtlen korra, ma tahaks ühe küsimuse veel küsida. Kui täna on keegi, kes maadleb mingite eluväljakutsetega, kas on siis rahaliselt või tervisega või ükskõik mis millega ja on kaotanud nagu võib-olla lootus ja usu iseendasse kõigesse sellesse. Kui sa saaksid praegu midagi öelda või kaasa anda talle, siis mida sa ütleksid? Tead, ma arvan, üks asi, millele võiks inimesed nagu tähelepanu pöörata, on see, et mis lugu me endale räägime kogu igapäevaselt. Mul üks sõber on ka, ta on nagu tohutu talent ja tal on ka mingi lugu jäänud pähe kinni, mis teda takistab tegelikult. Ta oleks võinud ammu juba ära teha oma selle kodulehe ja ennast reklaamida, aga tal midagi juhtus aastaid tagasi, mis siiamaani on tema nagu takistuseks. Ja tal ei ole ka kõrval kedagi nagu teist. Ma olen olnud selle kõrval ja ta on pidanud nägema väga raskeid nagu aegu, nagu, ometi ta ikkagi hoiab veel seda positiivst. Ja ma ütlen talle, et nagu keegi teine ei arva sinust nii, nagu keegi teine ei ole, nagu isegi ei maini seda kuskil. Keegi nagu, igal ühel on oma jama piisavalt palju, millega on tegemist, eks ole. Ja mina rääkisin omale nagu lugu, et ma olin palgatöötaja, ma ei ole ettevõtja, mis ettevõtja ma nagu olen, jällegi see lugu. Ja nüüd, kui sa selle looga lood endale iga päev seda reaalsust, et mis iganes nagu tegid või juhtus, nagu juhtub väga raskeid asju nagu, ja on leinad ja on haigused ja kaotused.
on väga raskeid asju. Et küsimus on ka selles, et nagu iga raskus on iga ühe jaoks nagu oma raskus. Muidugi. Ei saa siin võrrelda nagu midagi. Aga see on üks elu osa. See on üks elu osa. Mitte miski ei ole siin nagu jääv. Me peame sellega leppima. Me ei saa ka nõuda elult kindlustunnet või et me nagu teame ette. Et nagu on, kui seda ebakindlusega lepid nagu. Nüüd see uus samm, mida võib-olla on vaja teha, mida see inimene ka teab tegelikult, et ta võiks teha. Esiteks, ära kuula nagu nende inimeste arvamust, kes ei ela seda elu, mida sa ei taha elada. Ära lase teistel inimestel anda endale nõu asjade kohta, kus neil endal on mingisugused traumad. Kui keegi on näiteks lahku läinud abielust või ma ei tea midagi juhtunud, ütleb, see on Gert ära kunagi abiellu. See on lihtsalt hullem asi üldse, mida sa teha saab. Kõige mõttetum asi. Kõige mõttetum asi on ja aina võttis ka seda ära. Ja juhtub igasugused asju on. Okei, aga kas ma nüüd kuulan siis sinu nõuannet või kõigil ei ole ju nii. Et see on ka üks asi, et tihti nagu ettevõtluse puhul on see, et kui sa tahad alustada, minu ringkonnas ei olnud üldse nagu ettevõtja. Siis on nagu, see on nagu kellegi pole isegi õrna aimu, mis see tähendab tegelikult. Sul ka ei ole. Nüüd, kui inimesed hakkavad selle kohta arvama või nõu andma sulle, millest nad ise ka midagi ei tea, siis see on poole ettevaatlik, keda sa kuulad. Ja ma soovitan maha lasta kõik sotsiaalmeediad ja asjad nagu reaalselt. Kui on võimalus, tee mingi keskkonnamuutus. Ma ei tea, võib-olla sa pead selleks raha koguma natukene nagu. Mina tegin keskkonnamuutuse. Ma läksin esiteks 3 aastaks ülikooli, mis on väga pikk keskkonnamuutus. Kui ma lõpetasin ülikooli ära, siis ma läksin, ostsin 1 otsa pileti, ma sõitsin Filipiinidele. See keskkonnamuutus võib olla ka midagi sükest, et seal nädalaks kuskile teise Eesti linna, kuskile metsamajja näiteks. Kuhu iganes sa saad minna, mingi keskkonnavahetus, lülita ennast välja sellest, kus sa oled. Esiteks see keskkonnavahetus, ka mul on seda vaja, sest ka mina jään oma mingisse rütmi ja rutiini liiga kinni. Et see värskendab su meeli ja see annab sulle inspiratsiooni. Ja tegelikult hästi lihtsalt sellised nagu enda eest hoolitsemise praktikad. Hommikul teha mingisugust trenni, kuulata mingit head muusikat, kirjutada hommikul tühjale lehele, kas see on märkmik või on see sul kuskil äpis, mida ma tegelikult tahan. Esimene hommik ei tule kohe, võta see 10-15 minutit selleks, joo seda kohvi, mõtleb, loo endale mingi momentum. Mine kas või jalutama, kui sa teed natuke 10 minutit trenni. Teed mingi külma duši ka, kui sa julged. Proovi midagi, mis saab juhtuda, nagu nii kõik on persest. Ja mida kallemaks tekib mingi momentum. Ja võtta, tead, mis täna saab kasutada, mida meil pole varasemalt olnud. Kõik coachid ja terapeudid on väga kallid. Mida mina teen täna ja see on väga hea nõuanne, mida on soovitanud teha. Kui sa kirjutad enda mõtteid ja tegevusi üles ja võib-olla sa kuskilt avastad mingitest teraapiatest mingid asju midagi enda kohta või kuskil keegi midagi ütles ja paned kirja ja kuule, see kõnetab mind. Paned enda mõtteid kirja, analüüsid enda käitumist ja nüüd tekib mingi ajalugu, nädal või 2 kuud või midagi sükest. Ja siis ma annan ChatGPT-le, Claude isegi on parem, üks teine AI, aga vahet pole. Annad oma päeviku sissekanded ette talle ja küsita kas midagi sükest, et analüüsi minu päeviku sissekanded, viimase 2 kuud, analüüsi neid, leia sealt üles, ma ei tea, minu mingid pime kohti või minu mingid tugevusi, midagi sarnast. Et sa võid ennem küsida ka ChatGPT käest, et kirjuta mulle prompti, et analüüsida oma päeviku sissekandeid, mida sa soovitaksid, mis oleks 3 prompti. ChatGPT ütleb ise, et sulle praegu peast ei mäleta neid. Ja siis esiteks ta natuke ka tunnustab sind, toob välja nagu, oi, näe, Sven, siin, vaat see on väga hea juba muster on. Ja ma olen loonud endale sükse eraldi nagu vestluse, üks vestlus, kus ma kogu aeg nagu suhtlengi sellega, et ta mul juba treenitud selline nagu oma coach on, kus ma annan ette, ta teab minu eesmärke ja soove, unistusi ja takistusi.
ja siis ta nagu peegeldab minu selle arengu kohta või minu mõtete kohta nagu, sa vaatad, okei, nagu. Et noh, sa võid käia sellega nagu rääkimas ka kuskil terapeudi coachi juures enne, aga need tihti on 150 eurot tund enne, midagi sukest, eks ole, või kallimad enne. Et kui seda ei ole, siis tegelikult täna saad teha seda nagu lihtsam variant. Ja natuke nagu lülitada sellest muust maailmast ja pasast välja ja keskenduda iseendale. See on hästi vajalik. Mina pidin keskenduma iseendale ja võtma aastateks aega nagu. Mul selles suhtes Saaremaal oli väga hea elada. Seal ei olnud ahvatlusi, seal ei olnud kõik asju, mis siin Tallinnas on. Ja ma sain tegeleda iseendaga. Kui ma Filipiinid tagasi tulin, mul läks mingi 3, 4, 5 aastat. Ma lihtsalt tegin tööd iga päev. Üks päev oli vaba. Kuus. Üks vaba päev. Lugesin, sest ma pidin õppima kõigepealt. Mul oli vaja anda enda ajul informatsiooni, mul oli õppida kõik asju, mis ettevõtlus nõuab minult enne. Ja selleks nagu, kui ma nüüd loen sotsiaalmeediat, vaatan, siin on see 3 nippi või nõuan, et see on, mul ei mahu see info siia pähe ära. Lugege raamatuid. On sul mingi hea raamat või mingi selline raamat, mida sa tunned, mis on sind tohutult mõjutanud ja andnud sulle mingid väga olulisi punkte, mis on sulle olnud vajalikud? Jaa, kindlasti Tony Robinson, sest ta käsitleb kuidagi hästi tervikuna kogu seda energiat ja seda momentumit ja see, kuidas me nagu mõtleme, see nagu võib tunduda osade jaoks nagu, et see on mingi voodoo, ei ole. See nagu, mida sa mõtled. Kui ma mõtlen, et kurat ongi kuradi siit podcast ja kuradi nagu fucking esmaspäev. Tahaks juba kuradi reede olla. Nagu lihtsalt, ma võin ise enda päeva ära rikkuda hommikul tõustusel. Või ma muudan midagi. Nagu Toni ütleb, ma ei saanud aru, mis kuradi moodi sa saad niimoodi muuta. Ma nagu tegin duši, mul oli ka mingi esmaspäeval nagu tunned natuke, mul üldiselt ei ole nagu mingid sellised madalseisud. Ja aga nagu siis oli. Ja mõtlesin, kurat, nagu teed mingi plaksu või kuradi aplausi või sõrmenipsu või teed selle trenni või külma duši näiteks. Või muudad korraks nagu oma seda nagu mingit füüsilist olekut. Ja ma tegelikult on hea päev. Ja kui sa esmaspäeval ärkad üles, mõtled, et nagu kurat oleks juba reedes. Töö ja asjad. Ja ma saan aru, see võibki närvi ajada, nagu ma olen ka olnud, ma olen ka teinud tööd, mida ma ei tahtnud teha tegelikult. Aga esmaspäeval juba nagu soovid 5 päeva enda elust ära kustutada, et lihtsalt reede oleks. Võib-olla on aeg midagi muuta siis. Võib-olla midagi vaja siis muuta, eks ole. Tony Robbins soovitan lugeda. Sealt saab, kui sa seda loed, võib-olla pead mitu korda lugema. Sa saad aru sellest natuke nagu toitumisest ja energiast ja mismoodi see hingamine sind mõjutab ja mismoodi see meeleseisund sind mõjutab. Ja see töötab minu näete nagu. Uskuge, ära uskuge, mind ei huvita nagu. Loe seda avatud meelega, kui sa oled sellises kohas, kus sa tunned midagi vaja muuta. Üks raamat, mis mind mõjutas, mis kinnitas mulle seda, mis mu vanaema õpetas ja hiljem ka Peep Vain mängib pikka mängu. See on pikk mäng. Siin ei ole nagu, kõik on ülesmäkke nagu inimesed tahad saada. Midagi head, midagi suurt, mida sa tahad saada, on ülesmäkke. Ja see nõuab pikaajalist mentaliteeti. On see säästmine, on see tervis, on see töö, on see trenn, on see ettevõtlus, on see suhted, ükskõik mis asi on. Ja The Slight Age, Jeff Olson oli üks raamat. Paljud on kirjutanud mulle ja öelnud, et aitäh seda raamatu eest. Üsnagi lihtne lugemine on ka inglise keeles, aga õpetab sulle neid olulisi asju, mida võib-olla, kui sul vanaemad ei ole olnud, et siis saad sealt. Siis kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi, teil ka neeramat on üks suhtlemise alus, ma ütleks, sest koolis mulle vähemalt õpetad suhtlemist. No jah, kellel oleks õpetatud? Öeldi seda, et lihtsalt 2 istudes. Ole vait kaasas. Ole vait esiteks, nagu sa oled loll järelikult. Äkki oled sa ise loll, kui sa oled 30 aastat õpetanud matemaatikat ja sa ei saa, ja mina ei saa aru. Kui ma koolitajana täna näen, et nagu see, mida ma õpetan ja inimene ei saa aru, siis järelikult on asi minus ja minu õpetamises on. Et sellised asjad on. Ja siis loed seda raamatut, okei, nagu
see ülemus tegelikult nagu võiks hoopis nii, et kui mina oleks ülemus, siis ma käituks niimoodi, sa loed sealt mingeid tehnikad asju. Kuidas üldse nagu inimestega suhelda ja käituda nagu, et üks baas, seal lugesin täitsa 3 korda ja see on üks klassik, ma kirjutatud aastal midagi 1930 midagi ja ega vist varem Buffett käis vist tema selle Dale Carnegie koolis isegi õppimas suhtlusoskust ja ütles, et see on üks olulisemaid oskusi üldse. Kindlasti. See on absoluutselt ükskõik, mis äri sa ei aja või oma kaaslasega suhet ei loo, sa pead inimestega suhtlema. See on vajalik. Ma viimaseks küsimuseks, ma ei kujuta ette, kui palju me lobisin oleme, siin läinud aeg päris kiiresti, aga ma viimaseks küsimuseks tahaks küsida sõpruse kohta. Mida, sul kindlasti on nii mõningi sõber, aga mis teeb ühest sõbrast tõelise sõbra? Ma arvan see, et sõber võtab seda teist inimest nii, nagu ta on. Natuke seda ma olen õppinud üleüldse nagu perekonnas, sõprus on ka natuke perekond, tingimusteta armastus. Ja see on hästi tähtis. Sa kindlasti pead olema nagu aus, aga sa tohiks nagu hüllata oma sõpru, kui neil on nagu vaja või kui sina ootad mingisugust muutust temalt, ta seda siis kohe ei tee sul mingi aastaga siin või midagi sükast. Igalühel on oma teekond. Igalühel on siin oma erinev teekond ja kedagi nagu panna muutuma, seda ma ei saa tekitada nagu. Proovi kõigepealt ise ennast muuta, siis saad aru, kui raske on teist inimest muuta. Naeruväärne saad nõuda kellelt. Oli üks hea Mel Robbinsi podcastis üks hea ütlus, mis mulle meelde paar nädalat tagasi. Ja sõpruse puhul on ka see, et vaata, sa ei pruugi mingit sõpru nagu pikka aega näha. Aasta läheb mööda või aastaid läheb mööda. Ja kui sa alustad samast kohast uuesti, nagu midagi muutud. Ja ma arvan, on ka okei, kui mingid sõbrad jäävad kuskilt nagu mingi periood saab läbi lihtsalt. Sest inimesed alati vahetuvad nagu elus. Tulevad uued inimesed, uued teed, uued asukohad, uued töökohad, uued suhted, uued ärid ja ei peakski ennast kuidagi nagu vaevama. Et ma nüüd pean või nagu, sa pead nagu usaldama seda tunnet, et kas ma tahan selle inimesega suhelda või nagu see on selleks korraks siin läbi. Et, ja sõpruse puhul ma olen pidanud seda selles suhtes, ma olen hakanud alles võib-olla hilisemates või siin viimastel aastatel rohkem sellest aru saama selle sotsiaalse või mul on isegi mõtleks rohkem aega olnud selleks, et kui ma olin Soomes, siis ei olnud sul nagu aega, sa pidid lihtsalt nagu ellu jääma, sa pidid töötama. Kui ma alustasin ettevõtlusega, sul oli nagu, ma pean panema kõik siia sisse, ma pidin ennast sõpradest nagu välja ütlema korraks selles suhtes, mul ei olnud aega, mul ei olnud raha, mul ei olnud aega, ma pidin oma tööd tegema. Sest ma alustasin nagu nullist, nagu selles suhtes, et brändi nimi on nullist, aga ma alustasin ka nullist, kus mul ei olnud mitte midagi. Ja see on väga pikk teekond, aastad, võtab aega, 3, 4, 5 aastat enne, kui sa üldse nagu saad oma mingi eeltöö ära tehtud. Et, ja vaata, ja nüüd ongi, et kas nüüd sõbrad siis nagu jätavad sind maha selle pärast, et sen sa ei saa tulla või olla, või nad saavad aru sellest. Et ma arvan, see on hästi tähtis siuke nagu empaatia, et mõista, et mitte ainult, et mida mina tahan sõbrana, vaid nagu mida sul on vaja. Et me peame suutma ennast panna ennast sinu kingadesse natukene. Mul on üldse, minul endal on olnud hästi raske kuidagi kategoriseerida seda, et vaata, sul on hästi palju nagu inimestena tuttavaid inimesi. See on mingid justkui nagu sõbrad, aga mis selle tuttava ja sõbra vahe siis on? Tuttav on see, kellega sa nagu suhtled vahepeal saad kokku, võib-olla mingid kokkupuuted on olnud, aga mis teeb sellest nagu sõbrast nagu selle päris sõbra? See minu jaoks on see nagu palju isiklikum või kuidagi see sõber, kui ta on su päris sõber. Nagu võid nimetada kõik inimesi enda sõpradeks, et sa 10-15 minutit rääkinud, see on minu sõber. Aga see päris sõprus on minu meelest, seal on veel midagi tugevamat ja seal on ka see, et raskustes ma ei lähe selle inimese kõrvalt ära. Kui ma ei saa kuidagi nagu rahaliselt toetada, siis ma toetan kuidagi teistmoodi.
et see sõpruses on mingi teistsugune minu jaoks tähendus. Aga see selleks. Ma ikkagi viimase küsimuse, ma siin kogu aeg venitan seda natukene, aga ma viimaseks küsimuseks tahaks küsida just nagu, kas sul on olnud ka sellised hetki, kus mingid hirmud hoiavad sind tagasi, et sa midagi alustaksid? Kindlasti, sest see on meil kõigil loomulik oskus üle mõelda, et sa mõtled just äri osas? No äri osas üleüldse, nagu jah, kas või just ärilises mõttes, et hirm alustada, see on üsna raske hirm selles osas. Ja mul oli see, et ma otsisin seda ideed, mida siis teha ja siis ma lõpuks aru, et see idee ise ei ole üldse nii tähtis, nagu, et alusta nagu midagi. Ma ei alustanud esimest ettevõtet sellepärast, et nagu tohutult rikkaks saada kohe enne, vaid et ma hakkaks üldse midagi tegema, paneks ennast välja, et üldse nagu tuleksin pildile, inimesed saaksid üldse nagu aru, et ma hakkaksin suhtlema uute inimestega ja ma hakkaksin midagi nagu looma ja midagi tegema, midagi ehitama. Ja mul on nagu ennast seda teekonda siin jälgides nagu mõelnud, et võtta, kui mõnikord loed kuskil Äripäevast, et selleks pankrotis ettevõtte või lõpetas tegevuse, umbes ebaõnnestunud või teised naeravad selle kommentaarides. Et tegelikult ei olnud selles suhtes, et nagu oli aeg edasi liikuda järelikult. Et mul on ka ettevõtted maha müünud ja edasi andnud ja edasi liikunud sealt ilma, et ma oleks pidanud tundma tegelikult mingi tohutut nagu hirmu ja mul paar aastat tagasi jooksis siin selles suhtes nagu paar ettevõtet, mille aeg sai läbi, ühe sai maha müüdud ja Gracefiti andsin Charlinile edasi ja siis nullist turunduskooliga tekkis ka see koht, et okei, mis edasi saab, et see oli nagu otsustamise koht, et ja kõik jooksis nagu null järsku, et nagu et mingit hirmu sealt nagu ei tekkinud, et mis saab või kas saab, aga pigem on nagu küsimus nagu minu jaoks täna see, et mis on need nagu õigemad valikud minu jaoks nagu, et tihti tehakse ka just pakkumisid, tule sinna meil partneriks tegema, et kuhu ma olen jõudnud täna ja ma arvan, et paljudel on see sisetunne, nagu see sisemine hääl, et hästi palju nagu kuuleme oma mõtteid, aga et me võtaksime aega kuulata seda nagu sisemist taju ja seda sisemist kompassi, et vähemalt see on mind nagu juhatanud. Hirmude osas, ma arvan, ülemõtlemist on mul kindlasti palju nagu, et seda eriti üksi töötades, ma olen viimased aastad päris palju nagu üksi teinud, ma täna ma hakkan aru saama, et ma tahaks tegelikult kellega koos teha, nagu, et need otsused käivad kiiremini, keegi teine toob hoopis teise arusaamise, kogemuse sinna lauale ja tehakse otsus ära, hakatakse tegutsema. Et üksi olles jääb palju nagu mõtlema, et siis on nagu hea kellegiga põrgatada. Eks hirm on minu meelest see ka, et vaata, miks see hirm tekib, hirm tundmatu ees ja mis edasi saab, kui ma valin selle hirmu osas ma ütleksin, et minu hirm oli jääda sinna aastas, kui Soomes olin, hirm jääda sinna samasse. See oli minu kõige suurem hirm. Hirm elada keskpärast elu ja hirm teha seda tööd, mida ma teha ei taha. Ja samas ka liikuma panev jõud. Jah, et just, et see oli nagu ettevõtluses mul ei olnud et jah. Aga võt julgus välja hüpata sealt sellest situatsioonist, tänu sellele oled sa täna siin. Just. Tegus, edukas ja tubli. Ja see teebki sellest elust nagu huvitava sellise teekonna, et me nagu mõtleme, et ettevõtlus ka alustada, et ma ei tea, palgatöötaja teenib praegu nii palju, et kui ma nüüd saaks sinna aasta kõrgemale, et siis ma võiks teenida. Et umbes see läheb nagu ainult nagu sirgjoonelist või nagu lineaarist üles. Et tegelikult ei ole. No kui sa alustad sükest nagu teekond, on see ettevõtlusteekond näiteks. Et see nagu kuhu siin mingi asi, mis tegelikult võib-olla nii hästi nagu ei õnnestunud, aga see oli mingi projekt, mille sa tegid selleks, et avaneks see uks, et see jõuaks nüüd selle inimeseni. Ja see toob mingisuguse jälle mingi kogemuse või asja. Ja nüüd see, teie puhul ka see podcast, jumal teab, kuhu see võib viia. Avab mingi järgmise võimaluse, toob mingi uue inimesena. Niimoodi kogu läheb ja lõpuks vaatad nagu, vau. Et sa need punkte saad ainult ühendada nagu tagant järgi. Aga et see on nagu pidev tegutsemine, liikumine, et see on nagu oluline.
ja see teeb selle asja nagu väga huvitavaks ja sa ei näe seda ette, kui sa alustamas. See nagu tahaks teada kõiki vastuseid juba, no kuidas see välja mängib ja kas see mängib välja ja nagu millal ma siis hakkan raha teenima ja sa ei tea, lase lahti sellest nagu, ei tea. Ma läksin sinna sisse niimoodi, et ma hakkasin lihtsalt tegema. Ma pean kõigepealt tegema, midagi looma, enne kui ma saan hakata küsima. Täpselt. Eks see niimoodi ongi, aga kõik nagu ikkagi piir nagu toetub sellele, et sa tegutsed seal kodus oodates jalg üle põlve, ei juhtu mitte midagi. Et kui sa tegutsed, siis tulevadki uued inimesed su ellu ja sünnivad mingid vestlused, mis on väga vajalikud ja satud õigetesse hetkedesse õigel ajal. Täpselt nii nagu loodud. Üks asi, mis me lõppu lisaks veel, et kui sa oled täna sellises kohas, kus ei tea, mida teha ja midagi nagu tahaks, on see ettevõtlus või uus töö või uued inimesed, teema sotsiaalmeedia korda, oma Facebook, oma Instagram, LinkedIn, see on sinu persoonibränd, mis saad nagu hakka midagi jagama, mida sa teed, mida sa tead, ükskõik mis valdkond see on, et inimesed saaks üldse teada. Ja vaata, see üks postitus kuskilt võib minna ja kutsutakse kuskile. Sest inimesed ei tea, mida sa mõtled, mida sa tead, mille kallal sa töötad. Ja püüa olla inimestele kasulik. Püüa olla teiste inimeste kasulik. Mitte nüüd, et sa nagu jooksed sinna hommikust õhtuni ja teed tasuta tööd kuskil, aga tasuta tööd on väga okei teha. Lihtsalt sellepärast, et saada kogemust ja saada jalg kuskil ukse vahele, saada mingi uus tutvus. Ja kui sul on mingid oskused, millega saad kasulik olla, sellepärast on väga oluline õppida oskuseid. Oskuseid, millega sa saad olla kasulik teistele inimestele ja mis võimaldavad sul ka raha teenida. Ja kui sa oled teistele kasulik mingit pidi, siis see muutud ka huvitavaks ja sind hakatakse kutsuma ja sinuga tahetakse koostööd teha ja sind kutsutakse kuskile podcasti või rääkima või artiklit kirjutama, mida iganes. Et ma ei tea, et see kodus istumine on lihtsalt raisatud aeg muidu. Mul lihtsalt hästi palju resoneerus korraks lihtsalt see lõppu veel, et see ole kasulik on hästi nagu oluline. Minu elus peatükk, kui ma kinnisvaramaaklerina töötasin ja praegu ka ma tegelen kinnisvaraga, aga nagu pigem ma hoian jalgu sees seal, aga täiesti sees ei ole. Aga ma riskisin alati niimoodi, et kui ma tahtsin endale uut klienti, siis ma ütlesin, et ma olen nõudis selle kulu endale võtma. Selle kõik, selle reklaamikulu ja asjad, ei ole küsimust. Aga minu jaoks on oluline see, et sa saad siia näiteks hea üürniku. Ja mis see tõi selle, et see klient jäi mulle järjepidevalt tooma nagu raha sisse. Ta andis mulle uusi objekte sisse ja meil tekkis väga hea kontakt ja pärast ta tahtis veel osta uut investeerimiskorterit endale. Ja nüüd ma olen praegu nagu taandunud sellest kinnisvarast sellises võtmes praegu veel. Kunagi lähen tagasi, mul ikkagi see kinnisvara nagu kibeleb, aga täna ma suunan mingis osas selle kliendi edasi ühele oma kolleegile ja ma saan ikka sealt mingi osa raha. Et selles mõttes vahel on vaja riskida ja kui sa oled nullis, siis tuleb mingid riske võtta. Absoluutselt, mul oli samamoodi. Kui ma tulin oma reisilt tagasi, alustasin oma esimest, tegime ühe veebilehe, söögikohtade portaali, keegi palunud seda teha nagu, lihtsalt nälg oli midagi luua ja välja panna. Ja ma käisin, ma ei osanud siis sotsiaalmeediat, aga ma ülikoolis õppisin küll turundust ja ärijuhtimist, aga mul polnud õrna aimu kui siis polnud isegi olemas, kui ma ülikoolis käisin. Ja ma ütlesin, et mul üks sõber tegi Kuressaares retrokohvikut. Ta oli väga andeks kokk, pädasta isegi Eesti aasta kokkaks valitud. Ja ma läksin ja tegin neile siis tasuta sotsiaalmeediat. Pildistasin, õppisin pildistama, õppisin postitama. Ma sain tasuta süüa seal siis mingi 200 eurot oli 6 krediit, sain tähtsal tunda. Mul on siin oma jope, ma tunnen omanikku. ja ma tegin seda nii hästi, et hakkasid teised söögikohad minu poole pöörduma. Ja Kuressaares lõpuks ma tegin seda mitmele ettevõttele. Ja siis järgmine samm oli, kuna mina olin pubikokk alati, selles suhtes ikkagi nagu aste madalamal versus siis nagu a la kaardi kokad ja nii edasi. Ja siis see retrokohviku peakokk, tema oli ka a la kaardi kokk, nagu päris kokk ikkagi, see asjast aru teadis palju ja oskas menüüsid teha. Ja tema siis kolleegid, ka Kuressaare Ametikooli poisid, aga kes olid ka a la kaardi kokad, minust siis nagu kõrgem level kokanduses.
ja nende restoran oli 2 kokka ja restoran öö siis, kus nad olid siis osanikud, partnerid on ju. Ja mul oli okei, et mul oleks vaja sinna ka nagu saada, et ma nägin, et tegid nagu, siis nende restoran oli just avatud, nad postitasid sotsiaalmeedias, ma nägin, et see on nagu väga heal tasemel see, mis nad teevad. Aga sotsiaalmeedia ei peegeldanud seda. Ma nägin, et ma saan olla nendele kasulik. Ma saan teha seda paremini, kui nad täna ise teevad, oma väheste oskustega. Ja siis ma kirjutasin neile, et teeme sellise diili, et ma tulen Tallinnasse oma kuludega samamoodi. Ma teen 30 päeva tasuta teile. Kui teile see sobib, siis te maksate mulle 400 € kuus. Tegin ära 30 päeva, sest jah, sobib. 2 aastat tegin sotsiaalmeediat. Ja see viis lõpuks sinna, et ma istusin nende omanikega, selle kogu grupi omanikega, väga nagu high level restoranid Tallinnas. Et Sven, kas sa tahaksid meile siin teiste restoraniga teha turundust? See on võtta. Vot, kus see viib. See on hea viis, kuidas jalgu ukse vahele saada tegelikult ja mis sellel siis restorani omanikul kaotada on? Mitte midagi, ainult võite. Ja sa pead olema nagu selles suhtes, et ära jällegi mine sinna bullshit ima, sa pead deliverima ka. Ja sa pead nagu, sa ei saa ka ettevõtete käest küsida nagu raha selle eest, et sa õpid alles mingit asja. Et sa pead ise ennast tõestama, sa pead ise endale tõestama ja võib-olla teistele ka. Ja vaata, see annab sulle kogemuse. Ja sa õpid oskuse sealt, millega olla kasulik, eks ole. Ja see võib jälle viia sind ei tea kuhu. Ei tea. Aga selge, aeg pressib peale. Mega äge podcast on olnud minu meelest. Me oleme tohutult tänulikud, nii põnev kuulata, mõelda ja ma usun, et meie kuulajatel on see südant soojendab. Südamest tänulik, et sa nii avatud oled ja räägid kõigest oma kogemustest nii nagu vabalt, et see kuskilt otsast nagu ei hoia ennast tagasi. Et see on nagu mega äge. Täna on huvitav sinuga siin rääkida, aga ma arvan, läheb mõni aeg mööda. Näha on, kuidas see inimesena lihtsalt kogu aeg kasvad. Et kui me aasta pärast või 2 pärast või siin mõne kuu pärast uuesti räägime, siis sa oled nii palju juurde õppinud selle ajaga, ma olen enam kui kindel. Et see on lahe. Ja mis ma lihtsalt tahtsin veel korra siia lõppu öelda, rohkem ma ei küsi midagi, aga kui keegi on huvitatud või soovib nagu oma ellu mingit muutust või praktilisi teadmisi, siis kindlasti uurige Sveni tegemiste kohta. Sul on Sven Nuum leht, svennuum.ee ja Nullist turunduskool ja mikroäri, et need mõlemad on väga-väga väärtuslikud asjad. Minge uurige ja kui kogu summat ei ole võimalik kohe maksta, on seal võimalik osade kaupa ka maksta, kui mingit koolitust tahate võtta. Et need on mingid asjad, mida te saate juba täna teha, et ülehomme 1-2 pärast hakkaks teie elu kuskile teises suunas liikuma. Täpselt nii. Vot, aga suur aitäh sulle, Sven, ja me näeme kindlasti veel. Aitäh sulle, kuulaja kallis.